Tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma üritan alustada uut vlogi. See ei ole mul esimene katsetus. Ma juba pühapäeval üritasin vlogida ja tegin ilusa jutustava intro kodus ära. Ja siis unustasin kaamera kaasa võtta. Nii et ma kustutasin selle materjali ära ja alustan uuesti, et see tõesti on niimoodi, et kui selline pikem paus jääb vlogimisega, siis on natukene harjumatu. Hakkab nagu üle mõtlema või ei oska. Ühesõnaga, läheb natukene aega, selline sisseelamisperiood nagu. Aga jah, viimane vlog oli aasta alguses ja peale seda läks kõik natukene lappe. 16. jaanuar ma läksin rindade kordusopile, see oli reedene päev ja sellele järgneval esmaspäeval 19. jaanuaril mul jäi esimene laps tuulerõugetesse, millest ma ei olegi kuskil rääkinud, sest et ma ei tea, ma mõtlesin kuidagi, et ma räägin siis, kui need on läbi, et siis ma saan nagu mingi kokkuvõtvalt rääkida sellest, et teisi vanemaid äkki ikka huvitab, sest see on haigus, mida pigem kõik lapsed teevad läbi, aga siis kui see kuidagi läbi sai, siis ma ei olegi rääkinud. Need ja esimesel lapsel läksid tuulerõuged väga lihtsalt, nagu väga-väga lihtsalt. Võib-olla üks päev oli 37 palavik, üleni punna täis, aga need ei olnud nagu kuidagi ei seganud teda nii väga. Ja siis vahepeal mul tõmmati tarkuse hammas välja, viimane tarkuse hammas, nüüd on kõik välja tõmmatud. Ma ei tea, uhke enda üle, et ma selle ette võtsin. Ja homme mul kusjuures on ka hambaarst väiksed parandustööd ja siis on mõneks ajaks peaks olema vähemalt hambad täiesti korras, mis on parim tunne minu meelest. Aga jah, see oli väike kõrvalepõige. Siis 2,5 nädalat peale esimest last jäi teine laps tuulerõugetesse ja palju raskemalt põdes. Et väga kõrge palavik oli mitu päeva ja öösel segas und ja need villid tulid nagu igale poole, huulte peale, igale poole kohtadesse, kus need nagu segasid last palju rohkem, et väga erinevad kogemused. Siis juhtus meil perekonnas minu perekonnas üks väga kurb sündmus, kus meie perekonnas on lein. See juhtus ja siis seal kuskil vahepeal ma jäin ise väga haigeks. Ma arvan, kõige selle nagu kompoti peale minu immuunsüsteem andis järele ja ma jäin väga haigeks. Mul oli selline köha, mida mul ei ole kunagi elus varem olnud, et ma ei saanud isegi öösel magada ja see köha on mul siiamaani. See on vist 5. nädal praegu, aga nüüd on väga okei juba, aga mingi uskumatult räsiv haigus oli ja köhast arenesid kõik. Ma olin ikka väga haige seal esimesed nädalad, et see oli päris jube, päris raske oli oma asju teha ja siis ma ei tea, 2 või 3 nädalat peale seda oli meil reisile minek ja veel mõned päevad enne reisile minekut ma mõtlesin, kas ma üldse saan sinna reisile minna. Ma üldse mõtlesin, ma alustan seda vlogi nagu, et ma näitan oma meigirutiini, sest mõned teist on küsinud seda. Uskuge või ei. Aga ja ma õnneks sain reisile minna, aga ma köhisin terve see reis ka. Me käisime kruiisil ja mul on Instagramis selle kruiisist highlight. Ja see oli siis reis kogu minu perega, mis oli
väga-väga äge, sest me nägime väga palju erinevaid Euroopa linnasid. Ja reis läks üle ootuste hästi, ma ütleks. Ma küll köhisin terve aja, mida ma juba mainisin. Ja ühel päeval mul oli toidumürgitus ja palavik. Aga ikkagi läks hästi minu standardite järgi kõik. Et meil ilmaga vedas megalt ja läks väga hästi. Kohe räägin sellest reisist äkki natukene lähemalt, sellepärast et see kruiisireis nagu on natuke teistmoodi. See ei ole päris nii tavaline. Ja ma tean, et see on huvitav paljude jaoks. Et mul potsatas postkasti ka palju küsimusi. Ma mingit Q&A'd tegema ei hakka, lihtsalt räägin sellest siin. Aga ja enne kui ma selleni jõuan, siis lihtsalt nagu kuulsite ise, oli selline aeg, kus ma lihtsalt ei saanud vlogida, sellepärast et oli selline survival mode täiesti sees, et vaevu sain eluga hakkama, ütleme nii. Et jah, kui võtta juba ainult üks nendest asjadest a la opist taastumine või tuulerõuged, aga kõik need asjad korraga. Aga üks asi on küll, et ma olen jõudnud juba sinna vanusesse, kus ma olen elus piisavalt selliseid eluperioode läbi teinud. Et mingi selline, ma olen leina läbi teinud. Ma olen, ühesõnaga selliseid perioode on olnud. Ja tajusin endast sellist nagu mingit sisemist rahu küll, et see nagunii möödub. Sa oled hullemat isegi üle elanud, nii et elad sellega. Ja nii oligi. Ma ostsin endale reisilt sellise bronzeri Make Up by Mario Medium Dark Soft Sculpt bronzer ja mulle väga see meeldib. Ma testisin reisil erinevaid bronzereid ja lõpuks see jäi valikusse. Ja kuidagi blendib mõnusalt ja mulle hästi samas loomulik ja mulle igatahes väga meeldib see, nagu te aru saite. Siis üks asi, mida mult on küsitud, mida ma ei tea, ma isegi ei mõelnud, et keegi märkab, aga isegi mitu inimest on küsinud, kuhu mu YouTube'i videod on kadunud. Siis ma privatisin mingi hetk väga palju YouTube'i videosid endale ära. Sest tegelikult ma hakkasin mõtlema, et miks need üldse peavad olema. Sellist reeglit ei ole, et kui sa oled kunagi pannud YouTube'i või sotsiaalmeediasse mingi video, et see peab olema igavesti üleval. Et tegelikult sellist reeglit ju ei ole. Ja ma ei tea, ma kuidagi natukene olen võib-olla ma olen nagu muutnud oma seda mõtteid võib-olla seoses nagu laste näitamisega sotsiaalmeedias. Ja neid oli ju mu vanemates vlogides nii palju näha. Ja kas need peavad igavesti olema üleval? Mina hetkel otsustasin ei. Et vaadates, mis maailmas toimub, siis on lihtsalt väga raske mitte panna tähele seda kõike hullumeelsust. Ja kuidagi, ma ei tea, maailm on hullumeelne, hullumeelseid inimesi on kuidagi nii palju, et isegi kui ma usun, et minu väiksele kanalile ei eksi neid nii palju ära, siis see oht internetis on ju, et kas või 1%. Ja kogu see AI areng, mida saab teha piltide ja videotega, ma ei tea, ma ei ole mingit kindlat seisukohta võtnud, et ma ei pane oma lastest mitte ühtegi pilti või mitte ühtegi videot. Aga jah, see tunne kindlasti ei ole nagu see, mis ta oli varem. Ja, et ma ise panin need ühesõnaga private'iks, aga
Youtube'is. Björn oli mu telefonist vaadanud Youtube'i ja mingi imeliku shortsiga üles laadinud. Ta üldse jätab mingid kommentaare minu konto alt ja inimesed. Mu armsad jälgijad olid mures, kas mu konto on häkitud, siis jaa. Mu telefon on häkitud mu 5-aastase poja poolt. Nüüd hetkel ei pea selle pärast muretsema. Aga jah, üleüldse kuidagi seoses veel selle vanuse teemaga, et ma ei tea, mulle tundub, et see vanus, kus ma praegu olen, on natukene võib-olla murdeline minu jaoks jälle. Saan see aasta 35 ja ma tunnen hästi tugevalt, kuidas mu vajadus privaatsuse järgi on kasvanud. Et jah, see vajadus privaatsuse järgi on nii palju suurem, kui see kunagi oli. Ja ma samas armastan sotsiaalmeediat, ma tahan sellega tegeleda, ma ei ole kuhugi minemas. Lihtsalt ma arvan, inimestena oleme loodud arenema, oleme loodud oma tee, nagu meil kõigil on oma teekond, millel me oleme, meil on oma sisetunne, ma ei tea, ma olen hästi sisetunde inimene, et ma pean hästi kuulama ennast. Ja ma ei tea, ma lihtsalt tunnen, et minu jaoks on mingi hästi murdeline aasta, et mul on selline aasta elus, kus ma teen nagu inventuuri kogu oma elus, mitte ainult seoses sellega, kuidas ma sotsiaalmeedias tegutsen, vaid kõiges, kõik inimsuhted, mis mu elus on, kuidas ma elan, harjumused, kõik ma tunnen on mingis muutumises ja ma kuidagi tahan elada nagu hästi-hästi autentselt ja nii nagu mina tahan elada, mitte nii nagu ma ei tea, sotsiaalmeediast paistaks lahe või midagi iganes, mitte et ma seda oleks hullult teinud varem, aga keeruline seletada, aga võib-olla siin on keegi, kes vaatab, kes on võib-olla ka sama vana kui mina, äkki tunneb neid samu tundeid, äkki ei tunne, ma ei tea, natukene segased lood, aga räägime siis reisist, et me käisime kruiisil, mille mu vanemad meile kinkisid jõuludeks, kes mäletab, ma ütlesin, et suure kingi tegid mu vanemad. Me oleme 10 aastat tagasi, täpselt 10 aastat tagasi korra nendega käinud ka sellisel kruiisil. Tollal me käisime nagu Vahemere kruiisil. Seekord me läksime Saksamaalt, Hamburgist Rotterdami, Belgiasse, Prantsusmaal oleks pidanud minema. See jäi ära, kuna Prantsusmaal oli mingi töötajate streik või mingi streik. Ühesõnaga ma väga ei süvene, et see jäi ära. Ja viimasena UK-s Southampton. Ehk siis sa näed väga palju uusi kohti ühe reisi jooksul, mis ongi, ma ütleks selle reisi parim osa. Teine väga hea osa on see, et see on all inclusive. Ehk siis lastega sa ei pea mõtlema, kus sa süüa saad, kuhu sa sööma lähed. Kõik on siuke casual, hästi palju erinevaid bufeesid. Ja see laev, millega me käisime, see laev on Aida Nova. See ongi nagu üks all-inclusive resort, aga mere peal. Iga päev koristatakse su tuba, laava peal on väga palju erinevaid tegevusi, mida sa saad teha. Õhtuti on show, erinevad toidukohad, isegi rühmatrennid jõusaal, 2 spaad. Ma ei tea, Björn lasi esimest korda torust alla laeva peal. Ja kuna me käisime teist korda, ma teadsin, mida oodata sellest laevast, aga mu vanemad on väga palju käinud. Nüüd selle firmaga, millega me käime, on see, et seal on kõik saksa keeles, see on nagu full sakslastele suunatud. Kuna on kasvõi sandaalane, siis meid ei sega. Aga jah, nad kõik räägivad oma vahel, kõik arvavad, et sina oskad ka saksa keelt. Aga töötajad on enamasti Aasiast ja räägivad inglise keelt. Nii et selles mõttes probleemi ei ole, aga oma vanemateta ma ei läheks sinna nagu selle firma kruiisile. Lihtsalt sest, et ma ei saaks kõigest aru, isegi kui sa telekast valisid inglise keeles, siis seal oli kõik ikkagi saksa keeles. Et võib-olla pealkiri oli inglise keeles, aga siis oli ikka saksa keeles, et iga õhtu tuli nagu uus teade telekasse järgmise päeva kohta.
nagu nende šatlite ja kõige selle kohta. Siis laeva peal rahaga maksta ei saa. Et kui sa käid poes või võtad õhtul baarist, ma ei tea, kokteili või ostad midagi ekstra, siis sa maksad oma toakaardiga ja sa oled ja krediitkaardi pannud nagu enne reisi. See raha läheb automaatselt maha, kui reis on läbi ja seda kontojääki sa saad ka telekast vaadata kogu aeg. Nii et jah, ma ei tea, midagi muud vist ei oska rääkida kruiisi kohta. Ma ütleks ainult, et see reisimine, et saada sinna laevale, kuna Eestis on nii kehvad lennureisid, siis see oli nagu võib-olla kõige raskem osa, et reisipäev koju meil oli põhimõtteliselt mingi 16 või 15 tundi läbi Kopenhaageni lennujaama ootamisega ja siis meie kasuisa viis meid lounge'i, SAS lounge'i Kopenhaagenis ja see päästis terve meie reisipäeva, sest seal oli mängutuba ja siuke väga-väga chill ja tänu sellele see reisipäev ei olnud üldse nii jube. Lapsed magasid lennukis ja see reisipäev läks ka nagu üle ootuste nii hästi. Ma olen nii kartnud neid vahemaandumisi lastega, et ma olen neid siiamaani vältinud täielikult. Ja nüüd ma sain nii positiivse kogemuse. Saab võib-olla tulevikus julgemalt reisida. Praegu me oleme valinud ainult otselendusid ja nii. Aga meil on täna teisipäev, 17. märts ja praegu ma teen meiki, et üks koostöö filmida ära ja siis ma lähen Küntesse. Mul on siis koostöö sellise väga huvitava asjaga nagu elektriline mopp ja ma olen nii elevil, sest kui meil oli see haiguste periood praegu, siis ma nagu ei saanud koristada väga pikalt oma standardite järgi ja Mikk koristas, mis nagu väga armas, aga ma arvan, et paljudel on see, kellele endale meeldib koristada, et lihtsalt kuidagi me koristame erinevalt, ma pigem tahan ise koristada. Siis on nagu, ma ei tea, ma olen koristan ühte tuba tund aega. Ma olen seda tüüpi koristaja. Ja nüüd me saime koristatud kodu ja me ostsime endale uue varstolmuimeja. Ja nüüd mul on siin see põnev elektriline mopp. Ja ma mega õnnelik selle uue era üle meie majapidamises. Nii et nüüd ma filmingi siis sellise first impressions video Instagrami. See on mu setup siis, mu ustav statiiv ja telefon. Sellised küünad siis. Nii nunnu idee minu meelest. Nüüd ma lähen võtan ühe paki, käin korra toidupoes ja ma ei teagi, kas ma lähen lastele järgi või kodust läbi veel. Kell on 4 saamas. Söögipaus. Üks väike esmaspäeva raamatuhool. Vist oli esmaspäev. Võib-olla oli lihtsalt mingi sooduskood. Aga esiteks üks raamat, mida kõik kiidavad nii palju ja sellel on vist kõige kõrgem Goodreadsi skoor, mida ma olen üldse näinud mingil raamatul. The Nightingale, Kristin Hanna. Ma olen väga kaua seda tahtnud. Ja siis selline raamat, millest ma ei tea midagi, aga sama autor, kes kirjutas Silent Patienti ja mul on see, et kui mulle mingi raamat väga meeldib, siis ma tahan sama autori teisi raamatuid ka lugeda. Ja see aasta mul on olnud siuke päris hea lugemisaasta. Kui ma praegu mõtlen, mida ma lugenud olen, ei mäleta mitte midagi. Aga ma lugesin läbi Wuthering Heights'i inglise keeles. Ma ostsin selle Urban Outfittersist Southamptonis reisil ja alguses ma mõtlesin, et äkki see raamat jääb mu pooleli, sest et see on kirjutatud aastal 1880 või 1800 midagi ja see inglise keel on lihtsalt nii teistsugune kohati, aga siis
ma arvan tänu sellele, et laeva peal ei olnud internetti ka. Ma sain, mida rohkem ma lugesin, ma ikkagi, see lugu paelus mind ja siis oli juba väga põnev ja ma lugesin ta läbi. Ja täna ma lähengi sõbrannaga Wuthering Heightsi vaatama kinno, aga ma arvan, et on hea, et mul on jäänud praegu päris pikk paus nagu sellest, kui ma raamatu läbi lugesin. Nädal aega tagasi ma lugesin selle läbi, sest et nagu ma olen aru saanud, siis raamat ja film nagu pigem ei ole üks ühele ja vahel see on nagu natuke ärritav, kui sa oled raamatu läbi lugenud ja siis film on midagi muud, aga täna ma juba tunnen, et ma ei ole nii emotsionaalselt investeeritud enam sinna. Nii et jah, aga ma väga-väga põnevil seda filmi näha. Jõudsime kinno, great, my snacks. Ma võtsin, teine väga hästi, aga võtsin teine mitte midagi. Neid pähkleid ja siis paadikrõpsud ja kokasiiro jääga. Nii et ma olen väga-väga rahul. Linda ei tea mitte midagi sellest filmist. Ja sa ei tea, süke trend on nagu, et mu nägu enne Wuthering Heightsi ja siis mu nägu pärast Wuthering Heightsi. See on nagu TikToki trend. Ole näha. Ühesõnaga seal nagu peaks olema hullnutukas. Linda ei tea mitte midagi, kuhu ma teen. Mina ei vastuta. See on see, kui sina valid filmi. Sa tunned nagu mingit vastutust, kui see ei ole hea, nii et parem oleks, et see on hea. Ma olen nüüd autos, kinos käidud. Ma natuke pelgasin, et see film kestis hästi kaua. Aga tegelikult see läks kuidagi ruttu. Ei läinud nii kaua, kell on praegu. Ma olen nii rahul, et mul on nähtud sellepärast, et peale seda, kui ma raamatu läbi lugesin, mul tekkis mega huvi, aga kes on filmi näinud, kes pole raamatut lugenud, siis võib-olla huvitav teada, et see koht, kus film lõppes ära, raamatus oli tegelikult raamatu keskpaik ja nagu see ei olnud ka ühesõnaga see lugu oli väga-väga palju muudetud ja veits läks siukseks 50 halliks varjundiks vahepeal ja nii, aga ma olen ikkagi rahul, et vaadatud. Soovitan seda võtta kui mingi eraldiseisvat filmi isegi. Mitte seda, mis sa sealt raamatust loed, aga ja nii tore, et mu sõbranna tuli minuga ja ma olen väga rahul, et ma nägin seda ära, aga ma ei nutnud üldse. Nagu mõni koht oli siuke, mis ma saan nagu aru, mõni koht oli siuke, aga ei, see ei olnud nagu nii nutukas film minu jaoks. Aga nüüd ma siis sõidan koju. Mitu päeva on vahepeal mööda läinud, aga lihtsalt siuke mõnus päikseline reedene jalutuskäik. Võtan teid, vlogin veel paar päeva, kuigi täna mul ei ole ka midagi ägedat plaanis, aga ja lihtsalt hambarstil sain käidud ja eile olid lapsed minuga kodus. Koristasin, nii et mitte midagi märkimisväärset. Selle Maljuka raamatu lugesin läbi ja see oli huvitav kogemus, et ma istusin seal hambaarstitoolis ja siis need sireenid käisid samal ajal. Aga mega mõnus, et kevad on kohal, vähemalt selline tunne on küll ja täna ka ametlikult algas kevad. Laupäeva õhtu on, ma ei ole vahepeal vloginud. Täna ma ka lihtsalt olime õues, jalutasin, koristasin. Mikk üritab oma ema juhatada siia, ma ei tea. Oma kodukant tundub nii oma. Mõtled, kuidas siin saab ära eksida, aga teiste jaoks ikkagi võõras. Kuigi nagu käinud siin obviously kordi ja kordi. Nii et kui Mikku ema jõuab siia, siis saame liikuma hakata. Me oleme sõpradega restoraani Tšiannisse. Jah, väga elevil, kõht on väga tühi ka. Nii, cheers! See on nagu mingi arheoloogiline mingi kahelda. Seda valgust ka. See jõuteema ma olen see, et Rannatenist on mänginud. Oota, nii, kus ma vajutama pean sul siin?
ma juba panin siin see on hea, see jääb peale lihtsalt. okei, see on tennise. Mikk on mingi see. Lihtsalt see padel, vaata tennises sa pead liigutuse lõpuni. väga hea, saad mõista. Padelis on nagu break, sa ei tee lõppu. See on väga hea. Aga see pole nagu kõik, see paugutab ka korralikult. See verekuud. Padeli nagu suurim mõnuvad. See on mõnusalt nagu frappesse löödud. Tere hommikust, väga hommikune mina voodist. Tulin seda vlogi ära lõpetama. Eilne see restloskäik läks mega hästi ja täiega soovitan nagu seda, et me läksime 18.30 ja 10 olime kodus juba sellepärast, et vanaema jõuaks ka normaalsel ajal koju, aga tegelikult endal ka nii mõnus. Ja Gianni on Gianni, minu lemmikrestoran, kindla peale minek, meie sõbrad, 10 õhtu. Ma joon siin oma kohvi, mis see kell on 10. Ma sain päris kaua magada. Mu armas pere laseb mul nädalavahetusti magada. Minu jaoks kaua tähendab seda, et peale 9 ärkasin ja nad läksid juba Miku vanemate juurde pannkooki sööma. Nii et ma olen täiesti üksi. Kui mõnus. Kui me jõudsime eile koju, siis me vaatasime veel filmi. Me vaatasime seda Anora filmi. Ja see jäi meil muidugi pooleli, sest et see on mega pikk nagu kõik filmid tänapäeval millegi pärast 2 tundi ja 15 minutit ala. Aga see, mis me vaatasime, minu meelest oli mega põnev. Nii et ma arvan, et täna vaatame lõpuni. Aga ma mõtlesin, ma hakkan kohe seda vlogi nüüd kokku panema, kuna mul ei ole kedagi kodus. Ja siis see vlog, uskumatu, mulle endalegi päriselt jõuab teieni, päriselt jõuab YouTube'i üle väga pika aja. Nii et aitäh, kes ikka olete siin, vaatate, tõesti suur aitäh. Aga ja loodetavasti järgmine video tuleb kiiremini ja mõnusat kevadet teile.